Tervits kõigile! On plaanis korraldada avalik töötuba. Paljudel meeldib öelda selle kohta seminar. Selle seminari käigus ma jagan oma isiklikku teekonda, oma isiklikku kogemusi ja leitud päriselt toimivaid tööriistu, praktikaid, abivahendeid, kõigeks sellest, kuidas siis üldse märgata, mis sinuga toimub ja miks sinu sees on üldse rahulolematus, miks ma ei ole õnnelik, miks ma ei tunne rõõmu ammu juba, naernud ei ole ammu, suhtes ei ole asjad üldse nii ja lastega on kõik, ühesõnaga kõik on nagu valesti. Tundub nagu oleks hästi, aga tegelikult ei ole. Ma tean, et minu ümber on väga palju meeletus koguses mehi, naisi, kes on täna nii-öelda ärkamas, taipamas, tunnetamas, et see ei saa niimoodi enam kesta. Ja võt see tasuta seminar on mõeldud kõigile teile ja mul on plaanis, nagu ma ütlesin ennist, jagada oma isiklikku kogemust ehk selleks, et te saaksite jõuda nagu paremasse kohta. Ma olen avastanud iseenda teekonnal, iseendani jõudmise teekonnal seda, et see kõik on nii segamini olnud. Täna tõepoolest on juba leida netist ja igasuguseid terapeute, erinevaid praktikaid, küll hingamisi ja joogasi ja igasugust meditatsioone, ühesõnaga palju psühholoogia, ma ei tea kõike. Aga puudub süsteem. Igaüks kiidab iseenda asja ja tegelikult nagu ei saa aru. Ma ei ole ise aru saanud ja ma tean, et minu kõrval on väga palju inimesi, kes ei saa aru, mida nad tegelikult siis nagu ikkagi päriselt tegema peaksid. Neil puudub arusaam, mis nendega toimub. Ma olen ise samas olukorras olnud ja nüüd, kus ma olen kohtunud päris paljude inimestega ja rääkinud juba avameelselt sellest, mis meie sees toimub. Eriti on mul olnud siin kohtumisi palju meesterahvastega, kes on hakanud julgema vaatama iseenda sisse. Ja tegelikult on mul arusaamine, et nad ei tea, mida teha. Nad ei saa isegi aru, mis nende sees on. Nad ei tea teekonda, kust peaks pihta hakkama, kuidas kaardistada, üldse aru saada ja kuidas süsteemselt edasi liikuda. Ma olen ise täpselt samas kohas olnud. See on nii stressi tekitav olnud ja vau, ma ütlen, ma olen käinud seda väga pikalt. Ma olen olnud 50 aastat egoorjuses. Minu abikaasa, kallis abikaasa Helena on üritanud mitukümmend aastat mind üles raputada meeleheitlikult. Ma olen põhjustanud talle mega palju valu. Iseendale teadmata, miks ma seda teen, vaatan kõrvalt, mida ma teen ja siis on süütunne, häbi ja põgened. Väga paljudel inimestel on suhtes sarnased olukorrad, nendel trigerduvad, rõõmu ei ole, õnne ei ole, armastust ei ole. Kõik on pekkis. Raha on, kodu on, auto ka on liisitud, nagu lapsed ka on, kõik tundub nagu õige. Samas on kõik valesti. Ma olen läbi iseenda teekonna jõudnud arusaamisteni, kust oleks pidanud alustama ja mida tegema järgmisena. Mis on päriselt need asjad, mis meid inimestena mõjutavad. Erinevad uskumused, emotsioonid, lapsepõlve traumad, eelmistest põlvkondadest üle tulnud erinevad mõjutused, karmavõlad ja paljud muud asjad. Mis tähendab hinge teekond, ülesanded, mis hing? Muidugi, täna ma tean, ma olengi hing. See, keda te siin näete, keha. Täna ma tean, et see on lihtsalt tööriist hingele, kes olen päris mina õppetundide saavamiseks, kasvamiseks. Kõigest sellest on plaanis sellel tasuta seminaril rääkida.
ja selle seminari tulemusena ma usun, et teil kujuneb välja, ma loodan, arusaamine. või tähendab, te hakkate vähemasti mõtlema, mis teiega toimub päriselt elus praegu. Et see paneks teid mõtlema ja te saate teadlikkuse, mida siis järgmiste sammudena võiks ette võtta. Ma olen enda teekonnal välja sorteerinud tõepoolest need, mis töötavad. Ja ma räägin ja jagan neid erilise tähelepanuga, neid teadmisi teistele. Eriti ma julgustan mehed, kuulake seda seminari, kuulake. Ma tean, kui vähe usutav on kõik see jura, aga ma ütlen teile, see on päriselt see, mis ma räägin. Ma ise elan seda iga päev ja ma olen täna palju paremas kohas. Ma ei ole kunagi nii heas kohas olnud kui täna. Täna võin täie kindlusega öelda, et kõike seda, kuhu ma olen jõudnud täna, mida ma olen läbi teinud, erinevad praktikad ja asjad, taipamised, seda kõike oleks pidanud tegema juba kindlasti enne seda, kui ma üldse lõin suhte. Enne kui tulid lapsed, perekonda ja nii edasi. Kõik see oleks pidanud olema teadlik tegevus, ma ütleks, kooliprogrammi osa peaks olema, nagu matemaatika ja eesti keele tund. See oleks pidanud olema eksam. Et sa ei saa ennem seda kooli läbi, kui sul on väga paljud traumad ja asjad iseenda sees juba ära lahendatud, enne kui sa lähed üldse suurde ellu. Ja ma loodan, et ühel päeval see ongi kooliprogrammi osa. See tundub täna naljakas, aga ma usun, et see on ühel päeval nii, päriselt. Ja sellest tulenevalt ma soovitan, kui siin kuulajate seas on vähegi noori inimesi, siis ma julgustaks seda teekonda alustama võimalikult varakult. Kui sa oled juba 20-aastane, siis kindlasti sa peaksid sellega juba tegelema. See on must be, päriselt. Mida varem sa ära lahendad enda sees olevad traumad, õpid manageerima oma popsõna, oma emotsioone, juhtima oma mõtteid, oma keha, kontrollima ego, seda õnnelikult sa elud, seda paremaid tulemusi nii-öelda sa oma elus saavutad. Tule kohale, osale selles ja see toob sulle, just sinule, toob tulevikus järjepideva tegutsemise ja sihikindla tegutsemise tulemuse. Sa leiad rõõmu, rahu ja iseenda sees armastuse. Kohtumiseni!